Tere, te vaatate saatesarja Horisont. Mina olen selle saatesarja toimetaja Erik Poltovski. Me räägime täna merepoliitikast ja Eesti merendusest ja otsime vastuseid küsimusele, kas ja kui suur riik, mereriik on Eesti. Eestlased on mererahvas ja rannarahvas olnud aastasadu, võiks isegi öelda, et aasta tuhandeid vast. Meri ei ole ainult vesi Eesti ranniku ümber, vaid see on ka meie elulaad, osa meie igapäevasest tööst ja leivast. Mererahva kultuur tähendab aga ennekõike oskust merega koos elada ja väärtustada seda, mis meri on meile andnud. Meil on täna stuudios kaks merega seotud meest. Üks nendest on viitseadmiral Tarmo Kõuts, endine piirivalvejuht ja elupõline meremees, ja Andres Tarand, kes on loodusteadlane, poliitik ja Eesti peaminister 1994. ja 1995. aastal. Tere! Tervist! Ma olen aastaid tagasi olnud Kiilis, Saksamaa rannikul ja vaadanud merele ja see meri oli laevadest nagu, mulle tuleb pähe võrdlus klimbisupp. Eestis rannikul ma ei ole mitte kunagi seda asja niimoodi näinud. Küll on siin ka aeg-ajalt purjakaid väga palju olnud igasuguste regattide ajal, aga sellist pilti nagu Kiili rannikul ma näinud ei ole. Tõsi küll, ühe korra ka hiljem olen ma samasugust pilti näinud Inglismaal Portsmouthis, kui oli laevade mereparaad, aga see on natukene kunstlik laevade kogunemine. Kui suur mererahvas siis ikkagi Eesti on, kui meil nii palju laevu ikkagi ei ole? No hakka ikka pihta. Kui me räägime Eestist kui mereriigist, eestlastest kui mererahvast, siis me peame meeles pidama, et me oleme Euroopa üks vanemad paikseid rahvaid, sellest lähtuvalt ka ilmselt Eesti üks vanimad mererahvaid. Ja sellest jällegi järeduslikult oleme ka Eesti Euroopa vanim merekultuuri kandja, Eesti rahvas. Ja kui me räägime pärimuskultuurist, siis seda teadupärast ju pärandatakse isalt pojale. Nii ka meie oleksime ju pidanud saama oma vanematelt ju kogu selle aastatuhandete jooksul kogutud mitte ainult kogemuse, vaid ka raud- ja riistvara ehk laevad, sadamad, infrastruktuuri. Ja osaliselt loomulikult ka saime, sest Nõukogude okupatsiooni ajal ikkagi Eesti rannikut ekspluateeriti täiega. Meil oli siin laevasid isegi rohkem kui enne sõda. Muidu ääremärkusena tahaks öelda, et 37. aastal oli Eesti Euroopas 3. kohal ja maailmas 7. kohal laevade arvu ja inimeste elanikkonna arvu võrdluses. Nii et meil on küll palju laevasid olnud. Aga praegu enam ei ole. Kui me räägime praegust hetkest, siis jah, paraku on meremajandus kui majandusharu jäänud aastakümneteks soiku, seetõttu, et ei ole jätkunud poliitilist tahet, võib-olla ka mõistust, nagu ütles saarlast, mõistust ei ole jätkunud merendusasjadega edasi minna. Ja selle tulemus me oleme kaotanud kogu kaubalaevastiku absoluutselt nulline välja ja rääkimata kalalaevastikust. No Lennart Meri alustas oma hõbevalget teatavasti umbes niimoodi, et ma nüüd ei tsiteeri, aga et keegi vana soome-ugri mees, mitte ta ei pruukinud vana olla, aga vana ajakene, tuli põõsastest välja, pistis ja nägi midagi, mida ta ei olnud elades näinud. See oli meri. Ta oli jõudnud merekaldale, muidugi suguharuga koos. See võis olla siis umbes 5000 aastat tagasi. Need arvud on muidugi niisugused orienteerivad, mitte päris kõvad faktid, aga igal juhul sellest peale algas ka harjumine merega ja kõige silmapaistvamat, nii palju kui meil teada on, ei ole ju väga palju, olid siis saarlased ja Lääne-Viru. Nendel olid omad laevastikud ja need olid koosnesid vist väikestest laevadest, sellepärast meie laevatamise jõudis küll Skandinaavia rannikutele, aga mitte nagu viikingitel Vahemerele. See ilmselt piiras
see oleks nõudnud mingit rahulikku arengut vähe pikemalt, aga pärast seda, kui juba kaubandus käis küll võõraste laevadega, siis algab see meie esiajalugu rõõmsama pilguga, sest et Tallinn leiti olevat väga hea sadamakoht ja Hansaliidu liikmelisus oleks meil võimaldanud võib-olla ka Vahemerele sõita Eesti kaptenitel, aga paraku siis me tasapisi hakkasime päris orjadeks muutuma, nii et põhjust üks, mis on nagu veidi veider indeks või selline iseloomustaja on see, et Eestis on üks rahvuslik rikkus rannajoont elaniku kohta, seda on meil, ma arvan, et mitte kõige rohkem maailmas, sest et on veel väga keerulise rannajoonega inimesi või neid rahvaid, aga muidugi teiselt poolt võib kohe öelda, et inimesi on nii vähe, siis on maru hea niisuguse indeksid leida. Igal juhul kunagi ma arvutasin, et 2 meetrit mereranda tuli vabalt iga Eesti elaniku kohta, nii et kui me kõik pikali viskaksime päevitama randa, siis mingit tuli äkki. Tarmo Kõuts valutab tänapäeval südant sellepärast, et Eesti sinimustvalge lipu all ei sõida enam ühtegi kaubalaeva. See on juba niimoodi olnud väga pikka aega. Et kas siis ei ole võimalik kuidagi selitada seda asja ära Riigikogu erakondadele ja meie tipp-poliitikutele, et siis mingisugused mõistlikud otsused vastu võtta? No, ma arvan, et see protsess antud ajahetkeks on jõudnud juba positiivi ja ma loodan, et selle kuu jooksul ka vastav otsus Vabariigi Valitsuse poolt saab langetatud. Kuid miks ta nii kaua on viibinud, see on tõepoolest päris raske küsimus ja ma arvan, et üsna mitmed Riigikogu erakonnad peaksid peeglisse vaatama ja natuke häbenema selle ükskõiksuse, arrogantsuse ja küündimatuse eest, mis merelistes küsimustes on Toompea koridoris nagu tühi tuul vilistanud. Ja kuna mul oli ka au 4 aastat Eesti rahvast esindada Riigikogus, siis 4 aasta jooksul mäletan küll neid arutelusid ja seaduseelnõusid, mis lihtsalt jäidki prügikastidesse, sest puudus poliitiline tahe ja huvi asja vastu. Miks see huvi puudus oli? See on raske öelda. Seda oleks nende käest küsima, kes seda huvipuudust üles näitasid ja kui ikka Riigikogus kõnetoolist öeldakse, et ühele meeldi laevad, teisele meeldi üldse meri eriti, peale selle, et merel võiks ju suplemas käia ja kui võrreldakse laevastikku Pirital kogu kaubalaevastikuga, öeldakse, seda on ju laevast meil küll, mis te virisete. Ehk see tähendabki seda inimese teadmist, mis on meremajandus, mis on meremajanduse sisu, mõte ja kapatsiteet. See teooria oli natuke teistmoodi üles pandud, mis meil siis sellele teistkordsele turumajandusele üleminek tähendas. Siin jäi domineerima nagu arusaam esialgu, et igaüks peab ise leidma oma tee ja iseregulatsioon ja meil õppida tuli loomulikult teist korda, aga laevanduse soodustamise mõttes ei tehtud täiesti midagi, sest igaüks pidi ise võitlema. Aga see on natuke liiga suur asi, et ise jõuaks. Ja teine asi on, et loomulikult selle turumajanduse ka koos ei mõisteti nii, et see on väga kaval, kui odavamalt hakkama saab, kasum on suurem, eks. Ja sellepärast, see oli paljudes maades, meile oleks pidanud olema teada küll, et üks oli vist Liibüa kunagi selline, kus sai registreerida mis tahes laeva maksuvabalt ja nii edasi ja neid on kogu aeg olnud kuskil. Neid on 10. Nii et siin see lootus nagu, ütleme, on ka olnud meie iibe asjus, et kõik jäävad koju lapsi tooma. Nii ei ole juhtunud, paljud tahtsid ikkagi minna paremate palade juurde ja samamoodi meil ju ei olnud vast häda selles, et kapteneid ja tüürimehi vähe oli, neid ikka oli ju.
Neid oli ja neid kapten Türimehi on lausa nii palju, kus mehaanikute, madruste ja motoristidega, et tuhanded töötavad neist ju praegu Eestis väljas võõraste lippude all, mis on kurioosne muidugi. Milline peaks olema siis Eesti riigi mere- ja merenduspoliitika, et me saaksime ennast kindlalt mereriigiks ja mererahvaks nimetada? No kui me räägime ikkagi majandusharust, meremajandus on üpris lai majandusharu, mille kapatsiteet on võrrelda põllumajandusega isegi natuke suuremaks, võib teda lugeda mõne protsendi kümnendiku võrra ja sealt järgmine järeldus, et meremajandusega on hõivatud või meremajandus on hõlvatud 10 000 inimesed, hinnanguliselt üks 20 000 inimest, kes kaudselt või otse tegelevad meremajanduseks, siin on kõik kogu logistiline see pool ja samas kogu seda süsteemi me riigina kuidagi ei halda, ei koordineeri ja me ei oma ka ülevaadet. Kui te püüate nüüd meremajandusest saada terviklikku pilti ükskõik millisest meie teadmeteosest, seda ei leia paraku ja sellepärast ma arvan, et riik peaks nagu nii kaugel ikkagi jõudma avaldama poliitilist tahet, et seda meremajandust kui niisugust koordineerida ehk teisisõnu, kui 9 ministeeriumit on ühel või teisel kombel merega seotud, siis üks nendest peaks olema ikkagi nagu natukene peamine ministeerium, kes koordineerib ja saab ka andmed teiste käest ja suudab ka teistele ette öelda, kuidas oleks parem Euroopa Liiduga üheselt selles küsimus suhelda. Sest keskkonnanõuded tulevad ju meile rängalt peal, mitte ainult maanteedel, vaid ka meredel. Samas jällegi Euroopa Liidu hoiak meretranspordi osas on jätkuvalt väga positiivne. Euroopa Liit on väga ammu aru saanud, et meretransport on kõige perspektiivikam, kõige odavam, kõige rohelisem transpordiviis jätkuvalt. Ja meil on ju suurepärane reisilaevastik, kes on suutnud siis vaatamata riigipoolsele niisugusele eitavale hoiakule ikkagi areneda ja väga palju areneda ja lausa Läänemere kõige suuremaks firmaks, kui me räägime Tallinkist. Kuid see on tõepoolest erand nähe ja kahjuks see ei laiene kaubalaevastikule. Kaubalaevastik on see, mis on meile ääretult vajalik. See on praegu jälle Eestis üsnagi päevakohane vestlus, mis käib nüüd Rail Balticu ümber selles asjas, mis on kõige odavam ja siin on väga palju ruumi vett segada. Selles mõttes, et Ameerika Ühendriikides on vist tõesti nii, et raudtee on kõige odavam, aga kui me ette kujutame Ameerikat, Põhja-Ameerikat, siis läbi Panama kanali sõita idast läände on tõepoolest palju võib-olla kallim tee. Ma ei tea täpselt neid. See ring tuleb suuremast. Ameerika iseenest on ju neljakandjana vähem. Ütleme New Yorgis San Franciscosse, et rong paneb otse ja sellega tõttu on ta seal odavam, aga Euroopas üldiselt nii ei ole. Siiamaale on meretransport kõige odavam. Ja selles mõttes kõiki neid kaubavoogusid, mida tulevikku projitseeritakse, on siiski võimalik alati nagu seada ka kahtluse alla, et mis nüüd siis peab juhtuma kütte nafta peal, olgu diisel või bensiin. Eriti palju hinnalt ei erine ja see ei saa põhitegur olla. Nii et kokkuvõttes ikkagi jääb see, mis laev laaditakse ja lossitakse üks kord. Võib-olla on ka erandeid, aga põhimõtteliselt ühe laeva täie paned kaupa peale ja kuskil ta paneb selle maha, eks. Mitmes kohas võib-olla. Kui mina Aafrikas sõitsin, siis mõnikord oli 12 sadamat lossimiseks. See on ka võimalik. Oli ka rehnuti, et laev püsti jääks. Aga ümberlaadimised raudteetranspordil on märksa keerulisemad, sest et igal pool on ise Euroopa laiused ja sellised värgid on teinud teda või siiamaale hoiavad kallimana, kuigi kunagi paistis ta maru tore ja odav. Eesti merenduse konkurentsivõime võrreldes Läti ja Leeduga, milline see praegusel hetkel on? Meretranspordis. Jah.
ma arvan, et kui me räägime meremajandusest, siis ma ei oskaks seda isegi võrrelda sellepärast, et see on väga kompleksne küsimus. Kui me räägime konkreetselt nüüd Eesti riigi konkurentsivõimes tuua oma riikliku lipu alla kaubalaevased ehk meelitada see laeva omanikke, kes oma laevastega siia tooksid, siis antud hetkel me oleme nagu inglased out of use ehk teisena meie tingimused on niivõrd ebasoodsad, et ükski laevaomanik siia saa tulla, sest ta ei saa ju kahjumiga töötada. Ja nüüd konkreetselt sõltub väga poliitilise otsust, milliste numbritega ikkagi Eesti hakkab opereerima, et kust tuleb, milliselt palgalt läheb sots ja kõik muud maksud. Ehk see, mis teeb laeva meresõidu kalliks, on ju palk põhiliselt. Pluss kõik muud operatsioonid laevaga, mis peavad väga kiirelt toimima, ehk seda tähendab mereadministratsioon, mis meil toimub muide suurepäraselt, peab olema siis jätkuvalt küllalt nobe, et kõik need vormistamise ära teha, et see aega ei võtaks. Konkurents on tugev. Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ütles mulle, et mereteadust ja merenduspoliitikat kõlavad küll ühtemoodi, aga neid ei tohi mitte mingil juhul segamini ajada. Et mereteadus on seotud mereökoloogiaga ja merede veemasside käitumisega ja merenduspoliitika käsitleb põhiliselt riigi majandusküsimusi, mis on siis merega seotud. Et kas ma tõlgendan neid asju nüüd õieti? Saime õieti Tarmo Soomerest aru, No eks ta peab silmas seda, et hüdrodünaamika ja aerodünaamika võrrandid alates Prantsuse akadeemikutest, see oli vist 17. sajandi lõpp, kes need esimesed gaaside või vedelikke, need on väga sarnased. Muidugi see aine ise on, üks on õredam, teine on tummisem natuke, aga vähemalt nad mõlemad voolavad ja keerlevad ja lainetavad ja teevad kõiki tükke enam-vähem ühesuguste võrrandite järgi. Nii et kaubanduse ja majanduse asi on hoopis teisel põhjal, kuigi seal on ka turbulentsi ja niisuguseid asju, nagu me sõnu kasutame küll. Aga üldiselt ei ole majandust suudetud mingitesse arukatesse võrranditesse niimoodi panna. Ta on pigem nagu pokkerimäng, see praegune turumajandus, et börsid, kus minnakse närvi ja tehakse pakkumisi, tekitavad paanikaid aeg-ajalt ikkagi ja need ei ole kuidagi viisi ette nähtavad. Nii et selles mõttes on nad eri laegastes küll või mõtleme laekaid ajudes siis. Samas võib majandus seda samat ökoloogiat ehk seda veemassi, mis meie kallastel ümbritseb erinevad riiki, erineva majandussüsteemi võib mõjutada just selle ökoloogia tasakaalust väljaviimise teel. Kõik see, mis merre paisatakse loomulikult, eriti Läänemerre, selle veevahetuse režiimi raskuse või probleemsuse tõttu on vägagi muret tekitav olnud aastakümneid juba. Nii et jah, majandus otseselt ikkagi on erinev ökoloogiast või veemassist, hüdroloogiast, kui ta on teda mõjutab kindlasti. Aga saastamise mõttes on muidugi omal õigus, et on asju, mis õhku ei tõuse. Gaasid põhiliselt lähevad sinna, saastamise gaasid. Aga meri saab endale paraku igasugust sappa maalt jageda kaudu ja nagu Thor Heyerdahl sõitis vist oma viimast reisi raaga, ma arvan, siis üle ookeani niimoodi vaikselt, kõik tänapäeval laevad lähevad vuhinal reisija või meeskond eriti ei näe seda koledust, mis meres ulbib. Aga siis ta kirjutas ühe niisuguse küllaltki, nagu ta kirjutas hästi, siis sellise loo, kui palju plastmassi juba ujus meres. Terved kontinendid plastmassi. Nii et meri on, ütleme, mõnevõrra õnnetum, aga teistpidi võttes see kliima soojenemine, see tuleb ikkagi jälle atmosfääri kaudu ja kui suur õnnetus see hakkab olema, see oleneb 200 riigi otsustest. Nii et... Miks ma seda merenduspoliitikat ja mereteadust meelde üldse tuletasin, on selles, et Eestis räägitakse tegelikult sageli, et Balti meri või meie rannik tegelikult on üks kõige puhtamaid
meresid. Väidetakse vähemalt, et see on väga puhas. Samas öeldakse, et Balti meri on üks reostatumaid meresid. Ma olen niisugust teksti ka lugenud. Me siis oleme osanud kuidagi oma puhast meret keeta selle üldise katla servas või kuidas on see üldse võimalik? No see puhtus tuleb vist eeskätt sellest, kui sadamad saavad endale neid siniseid vimpleid ja niisugesi värk, et neil oleks kõik korras ja siis püüeldaks siis parema puhtuse ja nimel, et aga see ei puhasta muidugi merd selles mõttes, kui on üks ja teine sadam korralikud. 30 aastat tagasi oli ju värk veel nii, et need suurepärased laevad, millega praegu sõidab Tallink ja on väga edukas ja edu talle edasi. Siis need suured prammid või siis parvlaevad, nagu tuleb õieti öelda, need lasid oma saasta ja seal on õige palju reisijaid, kes joob piima, kes joob muud. Kõik need pakendid läksid kolinal merre, lihtsalt nad lasti merre. Pilsiveed ka. Ja siis 70-ndates saavutati siin esimene selline lepe, et nii enam ei tee ja neid hakatakse ära andma siis seda ja mul olid poisid pisikesed sel ajal, aga nagu ikka, et tahaks vahest rahuga saada, siis ma saatsin neid Keiburanda piimapakke koguma. Me saime seal, ma arvan, üks 60 maa. See oli mõeldud nii, et mitte kõiki pakke, aga et igaüks oleks erinev. Ja sellest ma sain isegi ilusa näituse teha, aga see ilmus ka Soomen Luonto ajakirjas. Ja see oli just see hetk, ma ei mäleta aastat, aga võib-olla 75 või nii, kui siis Helcom ka vist tööle hakkas, Helsingi järelevalveorgan. See ehmatas neid siis, jah? Ei usu, et see nüüd otsustav oli, aga sama aeg oli jõudnud ka siis seesama teadmine pärale. Ma usun, et need Läänemere-äärsed riigid suutsid juba kokkuleppele minna. Teadagi, palju laevu käib siia maale, et öösel salaja lasevad sutsti välja oma ülejäägid. Aga vähemasti niisugused korralikud laevakompaniid on ikkagi praegu kontrollitavad. Ma ei oska öelda, kas see nüüd on see põhiküsimus ja see oli kõige silmatorkavam hädamis, et seal lainete vahel ulbib igasugust. Mis toimub nüüd läbi mere pinnalt põhjani, see on nagu ohtlikum ja selle hapnikute alasuurus on Läänemeres suurenenud saastamise tõttu. Ma tahaksin kahte momenti siin tuua näiteks, et kui me räägime Läänemerest, siis Läänemere veevahetusrežiim sõltub väga Gulf Streamist ja sõltub väga ka Põhjamere nii-öelda tuulerežiimist ja kui Põhjameres ei ole olnud järjest tugevaid nordvesti torme, siis ei ole Kattegatis Skagerrakis küllalt palju vett peale tulemas. See tähendab, et see soolane vesi, mis tuleks nagu läbi Pelti ja Sundi väinada sisse, viies magede vee välja, vaat see veevahetus, seda mõõtakse kuupkilomeetrites, ma ei tea, tohutu suured mahud, siis tegelikult viib selleni, et meie siin Gotlandi sügavikku koguneb väga palju seda ainest, mis on tõsine mürk, mis sealt juba hiljem juba voolab nagu sellest katlast lihtsalt välja. Ja sellest tulenevalt tekitab meil probleeme. See on üks asi. See konkreetselt antud hetkel väga palju inimese füüsilist tegevust ei sõltu. Teine küsimus, mida me ei tohi unustada, on see, et põllumajandus ju toimub jätkuvalt. Ma mäletan oma ehmatust 91. aastal, kui kusagil nägin kosmosest tehtud pilti nüüd Läänemerest ja seal oli selgelt näha, et Eesti jõgede suudmed olid kõik seda värvi, et sealt tuli puhas fosfor välja, kuna põllumajandus Eestil hästi intensiivne, mäletame need kuldsed aegased, kus me suutsime toita ja 5 korda rohkem rahvast, kui meil Eestis elas, olime uhked selle üle, et me suudame, aga kõik see toimus intensiivse väetiste kasutamise tulemana. Need väetised ju kõik läbi põhjavette läksid jõgedesse, sealt merre. Ja tegelikult see protsess maailmas ei ole sugugi veel ju peatunud. Väga paljud riigid ka meie Euroopa Liidus kasutavad väga intensiivselt veel jätkuvalt väetise.
et ainult et me ei söö need köögiviljasid, mis ei ole üldiselt väga tervislikud, vaid nad ju reostavad ka merd, ka Põhjamerd. Me rääkisime siin reisilaevandusest ja kaubalaevandusest, et kuidas see kalandusele mõjunud on? Samad sõnad, tahan öelda, et meil väga paljud jõed ju okupatsiooni viimastel aastakümnetel muutusid täiesti kalatühjaks, helututeks, et kalad surid välja ja nüüd väidavad kalateadlased, et paljudes jõgedes on tulnud kudekala tagasi ehk ka forell ja lõhe. Et see on suur pluss. Aga angerjas on läinud. Seda enam ei püüta vist eriti kuskil. Hea küsimus, ma ei tea. Aga mina isiklikult ei langerat näinud väga palju aastad. Jah. See sõltub vist jälle seal Põhja-Atlandist, kus nad kudemas käivad. Võib-olla, seda ma ei tea ka seda, et kas see on selge. Aga see arv langes, tähendab meil siin aastakümneid tagasi oli see häda, et Saaremaal oli angerjad küll, aga sellest keegi kõva häälega ei rääkinud. Me lapsepõlves elasime uhkesti angerjate keskel. See oli vahetuskaubaks vinge värk, et no ja ka nüüd vist nii palju, kui ma olen aru saanud, et eriti ei võid ju nende juures käia lunimas, neil lihtsalt ei ole. Ma noorest peast, hästi noore poisina olen käinud kaluritega Väinameres, Matsalu lahe Puise kandi rannikul või rannikumeres püüti angerjaid vist vanadest esimese maailmasõja aegsetes pommiaukudes, armastasid nad seal kusagil põhjas olla ja siis mehed teadsid, kus need on ja sealt siis püüti. Praegusel hetkel, see on ju tegelikult suur sõnum, et praegusel hetkel meie meres enam angerjat üldse ei ole. No üldse kindlasti on, sest me kasvatame, Võrtsjärves kasvatatakse neid, nagu ütleks vist klaasangerjateks ja nad kuskile siis kukuvad rändama. Et väga hoolse otsimise juures kindlasti mõne neid ju varem ei püütud, need visati üle paadi tagasi vette, kui liiga pisikesed olid. Sama on ju tursaga. Turska oli veel aastakümned tagasi, veel 10 aastat tagasi oli meil turska ikkagi päris paksult, ka Somelahes. Ja nüüd ma ei laastada turska näin. Tursk on just see, mis sa mainisid, see Taani väinades sisse tulev soolane vesi ja siis tursk tuli selle järel kohe. Ja need ajad on teada ja nendest on üks 100-aastane graafik olemas, millal siis need parimad tursa-aastad. Minu meelest oli 70. lõpp oli üks viimane nisuke, kus oli siukene kujundlik jutt, et Õismäe kollektorit ehitati enne olümpiamänge. Ja siis selle toru otsas, kui see tööle hakkas, oli olnud angerjaid nii palju, et need keevitajad ja mis mehed seal vee all oli, need lükkasid, need pidid laiali ajama, et tursk tuli söögi peale kohale. Aga hiljem on tõepoolest ta küll Poola rannas veel olnud ja seal on olnud pahandusi poolakatel sellega, et nad kuidas see nüüd oligi, et ekspordivad rohkem kui püüavad. Nad jäid sellise asjaga vahele, sest kõik on kvootides praegu need paremad püügikalad. Ja seda arutati Euroopa Parlamendis, ma mäletan, aga noh, seal igatahes teda on. Ja aga siia meile edasi ja eriti ei juhtu tulema, jah. Ma ei tea, kui ma veel noore mehena Arktikasse sõitsime mõnikord laevaga, mõnikord sadeti. Siis oli Nordkapi juures olid ühed koordinid, kus kohapeal vulkaani tipp tuli 30 meetri sügavusse ja seal sai laev kinni peetud ja seal oli turska, nii et jõus. Mul on tursaga eriline suhe. Miks ta seal on? Vaat ei tea, kus seal oli. Kas meri mõjutab kliimat sel juhul teistmoodi, kui ta on reostatud? Ei, seda peab siis võtma, kui palju tema CO2 sisaldab süsi ja gaasi. Ei, siis atmosfääri reostus teatud tingimustel ka suureneb. Aga mere temperatuur on see, kui meri soojeneb, siis ta suudab hoida endas vähem ja selle tõttu tekib see lisaefekt. Sooja mahtuvus ka alaneb. Jah, et noh, see on nüüd puhtalt kliimafaktor, mitte eriti kalanduses.
ega nendes laevasõidus, aga selle kaudu muidugi laevandus muutub ka üsna palju. Paljud loodavad, et hiinlased hakkavad tulema Arktikast läbi ja juba valmistutakse siin. Poliitikud on võtnud pähe, et mitte ainult hiinlased, vaid nende riigid peaks ka seda šanssu kasutama. Ma hästi ei usu, et meie silmad nüüd või siin lähema mõnekümne aasta jooksul midagi nii drastilist juhtub. On tõsi, et Arktikas on jääd palju vähem kui varem. Aga et teda talvel ei oleks, seda küll nüüd keegi pole julgenud veel siiamaale öelda. See aeg on kuskil kaugel, kui on. Talvel ikkagi külmub ja siis on igavene tants, et neid kaubalaevasid läbi vedada. No mis on Venemaal tuntud värk, nad on proovinud seda Põhjamereteed ja olen käinud karavaanist teadma seda. Aga hiinlased, kui nad ka tuleks, siis meie kaubandus see oluliselt ei mõjuta, sest neil ei ole mõtet vingerdada ümber Nordkapi siis siia ja või targem on minna otse, kas ükskõik Amsterdami või Londonisse või kuhu iganes. Et sellepärast see niisugune maguspala meil ei ole, aga maailma navigatsioon Hiinale ta oleks lühem tee. Ja suve ajal nad võivad seda kasutama hakata. Mida nad veavad, ma ei tea. Lühem tee kui läbi Punase mere ja Suessi kanali Vahemerele. Ja, Hiinast kindlasti. Kui me vaatame praegu Venemaa jõupingutuse Arktikas, siis mulle tundub, et Venemaa valmistub ju millekski. Kui see pole nüüd maavarade täiendav otsimine leidmine, mis kahtlemata on väga tähtis faktor, siis navigatsioon võib-olla ka, jah. Tahtsingi öelda, et see paanika, et meie kõik peame minema Arktikasse, on muidugi eeskätt nafta ja gaasi. Ja siis proovisid Total, Prantsuse õlifirma, nad on riigi monopol vist. Ja üks oli veel, kes seal sudisid ja puurisid, aga keegi ei ole valmis puurima praegu meres, niisugust tehnikat ei ole, et kui jää ka triivib kohale, et siis puurtorn vast ei pea vastu. See on nüüd niisugune küsimus, mida siiamaal ei ole veel lahendatud, nii et seni on seal rahu. Räägitakse Eesti heast strateegilisest asendist. Venemaa praegune režiim üritab meie siin kaubandust kiuslikult takistada ja nii edasi. Aga oletame, et Venemaal varem või hiljem peab see ju tegelikult toimuma. Režiim muutub demokraatlikuks, sõbralikuks meie suhtes. Millised perspektiivid meie merekaubandusele ja meremajandusele sellisel juhul avaneksid? No, kui me vaatame geograafiliselt, siis kahtlemata meie liigendatus, meie ranniku liigendatus ja sadamate rohkus, erinevate kaubavoogude tüütlemise võimekus, raudtee, kõik see taristu, mis on väga kaasaegne ja toimib hästi, annab meile väga suure šansi ka Venemaalt kaubavoogusid enda kanda võtta ja sellega siis teenida oma raha. Jah, kui see küsimus ei oleks enam poliitiline, vaid oleks puhtalt majanduslik. See on selge, et kõik see, mis on peale Narva joont ida poole, on igal aastal keskeltläbi 4 kuud jääs. Looduse vastu ei saa. Jääs navigeerimine on alati ohtlik, ta on väga kallis, jäämurdite kasutamine, karavanid, kõik see muu on selge, et need sadamad, mis on nüüd rajatud konkreetselt Soome lahe nagu sinna lõppu, nende majanduslik otstarbekus on pigem poliitiline kui füüsiline. Ust-Luga ja veel ühe sadama väljakuulutamine toimus vist umbes 95. või niimoodi. Igatahes ma mäletan, et Ameerika suursaadik tuli niisama, nagu nad ikka käivad juttu ajama. Ja siis küsis mu käest äkki, et aga mis sa arvad, et kas see on hea või halb, et venelased endale sadama ehitavad? Mina ütlesin, et see on minu meelest väga hea, et nad on loobunud siis pretensioonidest meie sadama peale või sadamate. Aga nüüd on kujunenud nii, et muidugi on see sanktsioon lihtsalt Putini kätes, et kui Euroopa Liit teda nöögib, siis ta nöögib ka siin lähemaid natuke. Nendel oleks kindlasti kasulik vedada ka Tallinna kaudu, aga nad
valisid siis pigem Riia, sinna seda veel eelmine aasta töötas Riianes, aga seal on nagu neid veresidemeid rohkem, ma olen aru saanud, et ärimeeste hulgas ja Eestit oli siis lihtsam välja valida ilmselt. Aga see võib muutuda, ma muidugi ei oska öelda, kui kaua ja mis üldse naftaga juhtub, aga Venemaa võiks ju põhimõtteliselt, kui nüüd rohkem tähelepanu kuluks enda majanduse arendamisele ja mitmekesistamisele, ka muid kaupu konteinerid. Jah, nii et see võimalus püsib, hoolimata Ust-Luga töötab nüüd ja ma ei mäleta, mis see teine seal oli, aga kas no võib-olla ehitatakse, võib-olla mitte, mul ei ole praegu meeles. Seni, kui see poliitiline olukord on just selline, et heljuvad õhus igasugused võimalused impeeriumi taastamisest ja nii edasi, siis ilmselt lähiajal ei ole meie transiitkaupmeestel mõtet väga palju loota, aga Eesti oleks põhimõtteliselt selleks valmis, et oma kaubandust või merekaubandust ja sadamate tööd kohe kiiresti aktiviseerida? Ma usun küll, jah. Mulle hetkel ei ole numbreid, kui mitu protsenti meie sadamad on praegu koormatud või mitte koormatud, kuid on fakt see, et täiskoormusena kindlasti ei tööta praegu. Pöörduks tagasi korraks selle Eesti kaubalaevastiku juurde, et kui palju tooks see Eesti riigieelarvele lisasissetulekut, kui Eesti kaubalaevad, mis sõidavad praegu võõraste lippude all, toodaks sinimustvalge alla tagasi? Kui me räägime nüüd konkreetselt nendest laevadest, mida opereeritakse antud hetkel Eesti maa pinnalt ehk kus inimesed, laevaomanikud elavad Eestis ja laevad on siis erinevate teiste riikide lippudel ja seal opereerivad maailma meredel, siis me võime siin arvestada suurusjärguga kuni 60 alust, 40–60. Ja see on umbes sama arv kaubalaevasid, mis Eesti merelaevandus toonal omas 90. aasta alul, kui me saime vabaks. Sealt tulenevat tulu me võime hinnata 100 miljonite eurodena, kuna seal oli pelgalt mitte ainult kõik laevast tulenev, iga laev on ju ise majandusüksus, tema teenindamine ja kõik see asjad sinna juurde, pluss meeskond, kui ta on Eesti meeskond, siis ta ju tema pere on siin Eestis, kogu tema sissetulek jääb Eestisse, ta toetab oma tegevusega kogu meie majandust, nii edasi, ostuvõime on meremeestel üle keskmisest, et selle eest olitseb juba IMO, et kõigil Euroopa Liidu laevadel oleks mingi miinimumpalga määr ja alla selle ei tohi. Nii et need numbrid on päris muljet avaldavad. Lätil oli samasugune olukord nagu meil praegu, nendel oli lõpuks järele ainult 2 vist kaubalaeva ja kui kõrgeks nad oma laevastiku praeguseks on saanud? Üle 60 laeva Läti lipu all, kaubalaeva. Millal nad oma muudatuse tegid? Kui mälu mind ei peta, see oli 2002 või 2004, nii et mitte väga ammu. Ja ta mõjus kohe ilmselt esiteks lätlased võtsid vastu küllalt kardinaalsed meetmed ehk teisisõnu nende maksusüsteem on väga paindlik. Eesti merekoolid valmistavad aastaid ette meremehi, kes lähevad võõraste lippude alla seilama, et kuidas nende palkadelt näiteks tulumaksu ja sotsiaalmaksu arvestatakse, et ükskord on see meremees vana mees või jääb haigeks, tuleb kodumaale tagasi, kes tema ees siis hoolt kannab ja milliste vahendite eest, kes talle pensioni maksab. Antud hetkel on olukord niisugune, et need 1000 mehed hinnatakse 5–7000 meremeest, kes töötavad Eestist väljas. Praktiliselt ei panusta Eesti sotsiaalhooldajasüsteemi. Sellest tulenevalt ka nende pensioni saamine Eesti riigi poolt saab olema siis tavaline vanaduspension, kuna nad on Eestimaa elanikud, kuid nad antud hetkel tõepoolest väga vähest, kes panustavad vabatahtlikult, sest nad elavad ju täiesti seal teises maailmas kuskil. Eesmärk ongi tuua Eesti meremehed nagu Eesti poisid koju, selles mõttes koju, et nad ka meie sotsiaalhooldesüsteemis oleksid ju subjektid,
koos oma sissemaksetega. Nüüd sissemaksete režiim iseenesest peab arvestama meie konkurentriikide poolt pakutavat taset, sest kui me pakume halvemad tingimused kui Lätis ja Leedus, miks siis peavad Saksa või Hollandi reederid oma laevad siis Eestisse tooma? Mitte üks ärimees ei hakka endale ju kahju tegema, see on täiesti selge majanduse põhimõte. Seetõttu siin peab olema küllalt paindlik. Kui suur see summa võib olla, mis Eesti riigikassast sedasi mööda läheb? 10 miljonit aastas, ma arvan. Te olete peaminister olnud, härra Tarand. Mis see 10 miljonit tähendab meie riigieelarve või riigi toimetuleku jaoks? Noh, ikka tähendab iga tulu midagi, aga muidugi praegust meie eelarve juures ei ole see just liiga suur raha. See ei ole surmav. Aga ta on tuntav, mina arvan. Ja, et niisuguses asja väike riigi, väike rahvas ei saa ninaga lükata, et need peaksid lihtsalt tuulde minema. Aga muidugi see maksusüsteem on ilmselt kõige keerulisem asi, mis lahendamist nõuab, aga kuidas ühtepidi tahetakse meil maksusüsteemi hoida nagu enam paigal. Et on kuulutatud, et lihtne ja kõik nii edasi. Praegune valitsus veidida nagu rikub, kui lehte lugeda. Aga seal on suuremad küsimused muidugi sellepärast, et meie haigekassa ju põeb juba kõvasti niikuinii ilma selle meremeeste küsimust. Seal on palju rahaga kuhugi kaduma, ei tea. Neil on tubli ametiühing üldiselt, sealt võib midagi välja tulla, kui see asi aktuaalseks muutub. Ma tahaksin lihtsalt öelda, et majandus ei saa toimida niimoodi, et kõigil ühe ülbaga. Erinevad majandusharud on, kui me räägime nüüd merendust kui majandusharust, see on puhtalt 100% ekspordiartikkel. See on rahvusvaheline ja rahvusvahelisel pinnal ei saa arvestada erinevate riikide, siseriiklike seisukohtade probleemide. Kui sa tahad konkureerida, sa pead välja pakkuma täpselt paremat teenust kui teised ja vähemalt sama häid tingimusi äri tegemiseks. Ja siin me paraku ei saa vaadata, meeldib meie üheülbaline, üheülbaline ja lihtne maksusüsteem ei meeldi. Küsimus ei ole meeldimuses. Küsimus selles, et kas me Eesti rahvuslik huvi on merendus. Ma leian, et on. Me oleme mererahvas. Ilma oma laevastikuta, kaubalaevastikuta me ei saa mererahvana ennast tunda. See on rahvulik huvi ja selle rahvulik huvi nagu täitmiseks peab nagu tõsiselt mõtlema, kuidas ta saab teha. Meeldib see meile mingid momendid selus või ei meeldi? Kas meil kalalaevastik on olemas praegu? No see võeti ka üsna laiali vist. Tegelikult on. Meil on kalalaevastikku, kuid loomulikult see oli võrreldav selle tohutu suure kalalaevastikku kookine kõik muu, mis tegelikult teisest küljest opereeris seal kusagil Atlandi ookeanil. Sarast meil on praegu vähe. Ja samas, kui me räägime kalavarudest, siis üle maailma kalavarude nagu reguleeritus on jõudnud tasemele, kus limiite vist niisama ei saa isegi riik mitte. Et siin paraku sõltub juba sellest, et kui palju meil siis seda limiiti. Ma arvan, et me oleme limiidi nagu juba kätte saanud. Ei ole asjatundja, kuid mulle tundub nii. Ei olegi niimoodi, et sõidetakse laevaga ookeani, visatakse võrgud sisse ja tõmmatakse kala välja. Meil oli head lepingud, aga ma ei tea, see on üle 10 aasta tagasi või umbes nii Islandiga ja vist pisut Norraga, kus meil olid mingid eeringa ja ma ei tea, siis ta vastutasuks püüdsime neile krabisid või mingid niisugused värgid käisid. Aga mis tast praeguseks on saanud, ma tõesti ei oska öelda, sest et Island kui väike riik saab meie hingeelust paremini aru kui suured, eks ole. Seal sellepärast need lepingud on õnnestunud, aga nendel on kalandusel jälle niivõrd suur osa, et nad ei saa sealt ka läbi sõrmede vaadata. Brexit üks põhjus oli ju ka see, et inglased kaitsevad või britid kaitsevad oma territoriaalmere kalavarusid. Ma ei tea, kas ta põhjusena on kvalifitseeruv, kuid nüüd jah, nad tõepoolest sellega hakkavad tegelema, kas ta põhjusena oli, ma ei tea. Ma ei oska ka öelda, sest eks nad otsivad neid põhjusi nüüd, kui üks niisugune aps tuli, jäme poliitiline viga, siis tuleb teda kuidagi katta ja see on
Nad niikuinii Island lõi just britid esimeseks minema oma 12 miili ja seal oli isegi kauripaat tuli veel britte hirmutama omal ajal. No see oli kohe pärast vist, kui need merelepingud sõlmiti, ÜRO juba tegi hiigla kaua neid, et seda mereõigust, et kui palju on kellelgi territoriaalvett ja kui palju siis kalastamisõigust. Ja need on väga erinevad, ma ei tea, mille järgi antud või on siis muid asju ka. Mina mäletan lähiajaloost, et ka Eesti piirivalvel oli omal ajal ülesanne meie räimavarusid kaitsta ja me tegime seda ja see ei olnud alati iga päev nii väga valutu tegevus. No kahuripaati välja te ju ei saatnud ometi lätlaste vastu. Ikka saatsime, piirivallaevad olid väljas, loomulikult. No seal oli nagistamist Liivi lahel, jah. Kuni see oli just see, kui sina oled peaminister just. Kuni lõpuks siis see merepiir paika sai. Merepiir ei olnud Donal ju veel ratifitseeritud mitte kummalgi poolt. Teda vist ei olnud isegi määratletud. See oli päris tore lugu. Seal oli midagi niisugust, et Riias toimus nõupidamine selles asjus. Aga seal oli ka veel transiitkaubandus. Lätlased panid oma mehe igasse veoautosse tollal, et see saadab ja siis selle palga pidi kinni maksma. Ja Ruhnu piir oli ka samal ajal, et Ruhnu juurest. Ja siis me leppisime seal kokku, aga see leping kestis umbes paar päeva, sest siis tuli teada, sest Läti oli natuke liiga lahke meile lubama, aga siis tulid need õiged mõjutajad, kargasid kuskilt välja ja ütlesid, mis sa tegid. Ja sõnaga see ei pidanud. No see oli nende algaastate niisugune viga, et kõik riigid ei olnud päris riigid. Kalandus on väga tõsine asi sellisel juhul, kui see kalavarude jagamine meres. Et kui palju meil on sellist kalavaru, mida me ise püüda saame või siis ka jagada lätlastega või müüa neile või? Ma ei mäleta neid kvoote praegu, aga need on nüüd üldiselt kõikide Läänemere riikide osavõtul ja seal niisugust lihtlabast sobi ei saa teha. Siin mingid kriteeriumid seal on, kui palju seda akvatooriumi on ja võib-olla teatakse ka natuke kalaparvedest, kui palju kuskil, aga ja siis on neil riikidel võimalik vahetada, ütleme seal ahvenat tursa vastu või vastupidi, kui juhtub olema, et nad ka rändavad siiski need kalakesed. Aga selles mul ei ole midagi meeles ka ükski nende suurusest, et igatahes meie just liiga meil ei tehta. Lätlaste ka meil see kilusõda või raimesõda oli, rootslaste ja soomlastega pole meil selliseid asju või jagamisi kunagi olnud, ega? Ei nüüd uuel ajal küll mitte. Muide, kui me pärast merepiiri paika saime, siis läbirääkimistel käsitleti just Räimekude ala asupaika ja vähemalt ühe koha pealt ma mäletan täpselt, et see piir läkski keskelt läbi, et kumbki pool sai siis ausalt oma poole. Kui enne kui me seda saate salvestust siin alustasime, Tarmo Kõuts rääkis sellest, et tegi oma külalistele ettepaneku merele minna kala püüdma, nagu ma aru sain, et kui palju meil siis meres praegu kala on, amatöör kalapüüdjale vist jätkub, aga professionaalile jätku või? Ma ei tea, mis professionaalid selle kohta räägivad, kuid randlasena, kes igapäevaselt suhtleb merega, mereäärses ja loomulikult ja ilmaga püüan ka merel käia, sest veri on see, mis rähnib uuetsa ja mida küll teha. Randlane on randlane, sündinud ja juurdunud. Kuid tahan nagu mainida, et sel aastal võib-olla ka tingituna verilisest talvest, mis ei olnud õige talv ja sellest tulenevalt ka mere jäätumise puudumisest on meil kalad kuidagi sassis. Et kevadene forell tuli hästi hilja, 6 aega hiljem kui tavaliselt, meie vähemalt Lohusal lahes. Ja lesta on sel aastal tuntavalt vähem, selle eest on meil mudilasi seal, nii et tapab. Ja loomulikult mudilane on ju rõõvkala ja ta sööb selle toidu põhja tinglikult puhtaks ja pluss veel marja ka, mis ta kätte. On meil võõrliik ju. Võõrliik muidugi. Tallinnas peetakse igal aastal merepäevi, et kas sellisest tähistamisest
ja merepäevade pidamisest on abi ka selleks, et inimesed, sealhulgas ka muidugi ettevõtjad ja poliitikud paremini mõistaksid Eesti kui mereriigi ja võimalusi ja kohustusi. No võib arvata, et see kahju ei tee. Ikkagi see meie maailm on praegu nii ehitatud, et kära ja meraga ja suurte piltidega teeb rohkem kui mõistliku jutuga sageli, et ju nad on ikka asjajast, aga ma väga täpselt ei tea, kui palju seda, mida nimetati populaarteaduseks ja niisugust infi läheb, sest et tänapäeval me elame rohkem meelelahutuses ja sellest nii-öelda asjast rääkimist on mõnevõrra napilt ja siis jääbki võib-olla paljudel niisugune mulje, et ongi tore ting-tang ja mis see on. Eks need merepäevad teenivad sama eesmärki, ainult et me ei tohi unustada, et meri ei ole paljalt koht, kus käia jalgu sisse sulistamas ilmaga, et meri on väga tõsine, kas liitlane või vaenlane, kas ta on meil keskkond, kus me oma majandus saame edasi arendada ja meresse sellest tulenevalt peab suhtuma väga suure respektiga ja ka nendel taolisel üritustel peaks rohkem minu arvates osutama tähelepanu just majanduslikul poolele. See võib-olla siis ärgitab ka investorid ja ärimehi meresse ja merendusse kui majandusharus investeerima. Aga see, et meile tulevad sisse hästi uhkad purjalaevad ja inimesed lihtsalt lõbutsevad kai peal, see on positiivne muidugi. No turism on ikka üks tuluallikas, see on vaieldamatu ja meil on ju praegu väiksemaid sadamaid, mis on üsna ilusti korda tehtud selleks ja kõik osatakse neid vastu võtta aga ma ei tea seda jälle, et need plaanid, kus tahetakse uusi luua, kuidas see värk, et kui kaugel nad üksteist peavad olema. Et kui väga kõrvuti teha, siis see konkurents vast on hästi töötavale kahjulik. Ma ei oska seda. Kui me räägime jälle ajaloost, siis see väga kuulus idatee, mis kulges pikim põhjarannikut, oli toonal üles ehitatud sellele põhimõttel, et viikingilaevad, mis olid küll aerutatud, kuid kaubalaevad ei olnud väga aerutatud, need olid palju kõhukamad. Siis nende kaubalaevade liikumine pikki rannikut öisel ajal üldiselt ei olnud väga ohutu, seetõttu nad püüdsid nagu päeval siis liikuda ja ööseks siis tulla kaldale ja selle tõttu ka need esimesed nii-öelda kaubakeskused ja ka kindlustused tekkisid ka selle arvestusega ja arenest ka selle arvestusega nii kui idatee kestis kuskil 11. sajandi keskel, kuni ta sulgus. Et see sadamate põhimõte ongi nii, et see inimene, kes tuleb oma paadiga, oma laevaga, et ta päeval saab siis mingi osa maad läbi sõita, öösel ta ei peaks navigeerima. Mina meremehena tahan ütelda, et öösel navigeerimine nõuab professionaalset kogemust, mitte igamees sellega väga ei pruugi hakkama saada. Ja selle tõttu oleks mõistlik, et kui sul on purjealus, siis arvestame ta keskmiselt kiirus 4-5 sõlme, mitte rohkem. Kõik oleneb ja tuulest ja arvesta ära, et kui palju sa 8 tunniga edasi jõuad. Väga lihtne arvestus. Me oleme mererahvas ja rannarahvas, nii palju me nüüd oleme selgeks rääkinud selle saatega, mida üks tavaline televaataja peaks merega suheldes silmas pidama või meelde jätma? No näiteks me ei saa ju öelda, et lõpetage pesupulbriga pesupesemine. Sealt tuleb ka õige palju fosforit, aga igaüks võiks mõelda ka selle peale, et see, mis tema kraanist alla läheb, jõuab ükskord merre. Kus praegu meil see edu oli paarkümmend aastat tagasi, et suuremad linnad said endale head puhastusseadmed. Ja selles mõttes meie saasta hulk on vähenenud, aga olematuks ta ei ole muutunud ega muutu. Aitäh teile, härra Tarand, aitäh, Tarmo Kõuts, et tulite. Meie tänase saate teemaks oli merekultuur ja mereline käitumine, meremajandus. 15. kuni 18. juulini on Tallinnas merepäevad. Minge seda pidu vaatama. Meie saade on eetris järgmine kord nädala pärast neljapäeval. Jälge telekava.